Kirjutamine on tõepoolest üks kaunis ja rahuldust pakkuv tegevus. Pole midagi vaid kõnesid kirjutanud. Poliitiliste tekstide kirjutamise kõrval pakkus mulle suurt rahuldust saksa ja vene luuleklassika tõlkimine eesti keelde, aga ka iseenda luules väljendamine. 1946. aastal, siis juba Rootsis, olles saanud Eesti eksiilvalitsuse juhiks ehk peaministriks vabariigi presidendi ülesannetes, kirjutasin nukral vana-aasta õhtul sellised tulevikku uskuvad salmid. Näe, Toompea, muistne Kalevite kaljutipp ja seal Kikendi Kökk, Pikk Hermann, Niguliste, kui uhkelt vaatvad üle puude roheliste ja ülal lehvib sinimust ja valge lipp. Veel palju pilte näen, mis nägemuste vöö mu ette toob ja iga pilt mult tummalt küsib. Kas ülekohus tõesti igavesti püsib? Kas igavesti kestma peab orjaöö? Ei iial. Iial mõistus jaksa tajuda, et rahvas, kes kord jumalate jooki joonud, kes olnud vaba, oma õitsva riigi loonud, võiks jäädvalt musta orjaöösse vajuda. Ei iialgi. Ei iial seda olla saa, aeg tuleb. Võidu tuli jälle üles loida. Uus vabaduse hommik sulle jälle koidab. Mu üle kõige kallim maa, mu kodumaa. Elagu Eesti!